Tere, mina olen Helena ja siin on minu päev Poskas 10-ndikuna. Ma ärkan tavaliselt päris varajaselt. Kuna täna on esmaspäev, algab mul tund alles 9:45. Siin on ka pilt minu tunniplaanist. Selle jooksul, kui ma olen üles ärganud ja ikka lõpuks kooli lähen, on mul päris palju aega teha, mis iganes ma soovin. Täna ma läksin oma koeraga jalutama ja pärast seda tegin kodus endal pisut kodutööd. Iga päev ma niimoodi ei õpi, aga kuna järgmine nädal on aastanädal, siis pean ikka kuidagi valmistuma selleks. Põhjus, miks ma üldsegi Poskasse tulin, oli see, et ma ei olnud veel väga kindel selles, mida ma tahtsin edasi õppida. Ja Poska valikkursuste rohkus annab mulle võimalus olla paindlik ja võtta just neid aineid, mis mulle tol hetkel tunduvad huvitavad või kasulikud. Mul on täna ka esitlus, mis on eesti keelepoliitika kohta. Siin on ka klipp sellest. See oli grupitöö ja me saime vaadata ka teiste esitlusi, mis olid samuti väga huvitavad ja head. Minu keskmised koolipäevad on 4-5 koolitundi pikk. Tavaliselt algab 8:20 või 9:45 nagu täna ja lõpeb 14:30 või 15:50 nagu täna. Aga vahel saab ka veel varem ära. Näiteks kui sul kõik ülesanded on tehtud ja õpetaja lubab seda ja siis sa saad ära. Või siis, kui tundi üldsegi ei ole, see on iseseisev töö. Aga jah, kõik sõltub õpetajast ja missugusest tunnist see on. No vahepeal söömine, siin on ka milline mu koolitoit näeb välja. Mis mulle väga meeldib on see, et iga päev on koridoris puuviljakandikud, kus on peamiselt õuna ja pirni ja väga heade päevadel ka apelsiini. Ja mulle meeldib see sellepärast, et mul võib kõht päris kiiresti tühjaks minna pärast kõike seda õppimist. Ja siis on hea snäkkida. Mul järgmine tund on inglise keel, seal parandame varem kirjutatud tööd. Minu jaoks on Poskas õppimine väga mugav ja paindlik. Isegi kui oled valinud kursuse, mis avastad, ei sobi sulle väga, kestavad need tavaliselt ainult 6 nädalat ja seega sa ei pea väga pikalt nendega piinlema. Selle perioodil oli minu valikaineteks loodustehnoloogia ühiskond ja vaimse tervise hoidmine. Mul järgmine tund on matemaatika. Me siin palju ei teinud peale ülesannete. Praegu õpime trigonomeetriat, mis on raske, aga mis siis. Ausalt öeldes, kui ma Poskasse sisse astusin, ei suutnud ma midagi kindlalt oodata. Ma kolisin täitsa uude linna ja ma lihtsalt lootsin, et ma kuidagi hakkama saaks. Siiski olen leidnud, et Poskas on väga hea atmosfäär ja ma olen väga õnnelik siin. Minu viimaseks tunniks on saksa keel, kus me lihtsalt vaatasime videot ja see oli päris tore. Pärast kooli ei ole mu päev sugugi läbi. Ma teen endale süüa, puhkan pisut ja siis teen kodutööd või õpin. Iga päev küll ei pea nii hullult tööd tegema, aga kuna periood hakkab läbi saama ja mul on järgmine nädal arvestused, siis pean ikka pisut rohkem pingutama ja peale selle on ka mul päris palju töid, mis mul oli selleks nädalaks vaja teha ära. Minu arvates võiks sisseastuja valida Poska siis, kui neil on mitmekesised huvid just nagu minul. Sa saad koostada endale õppekava, mis just sulle sobib. Siin on ka väga lõbus ja tore seltskond. Ja pärast seda saan puhata ja lähen magama ja siis on kõik.